Tere kõigile! 16. november, teiega on Kristal ja siin on tänased 3 kaarti. Soovige oma 3 soovi või küsige oma 3 küsimust. Või hoopis jagage, valige missugune kaart võiks symboliseerida hommikut, lõunat või õhtut. Või valige hoopiski üks kaart, mis siis võiks resoneerida kõige tänase päeva energiatega ning alles peale seda kuulake ära, mis kaartidel teile öelda on. Ja tänase päeva esimene kaart on narr. Uus horisont. Isegi mitte uus horisont, täiesti nullist alustamine. Avastate uusi kohti, võib-olla kolimine kuhugi hoopis hästi kerge pagasiga, olematu pagasiga, täiesti uue, millegi uue avastamine, uue maailma avastamine, millegi täiesti uuega alustamine. Võib-olla tutvus kellegagi. Võib-olla uus sõberkoer on siin, näitab uus sõpra. Siin ma vaatan, mul selline koer, mida kindlasti teeb väga koeraga. Uued teadmised, vabadus. Selline vabadus, mida teil varem ei ole. Ja muretus. Fantastiline kaart, millel varem olla muretu kui pühapäeval. Või siis teine võimalus tõesti suhtlus kellegagi, kes on hoopis teises kultuuris, teisest rahvusest, kellest te mitte midagi ei tea. Fantastiline kaart. Või kellega, kes on teist tunduvalt noorem. Kaart number 2. Müntide 8. Müntide 8 on meisterlikkuse kaart. See näitab, et kas teie olete meister ja õpetate kedagi või lähete ise mõne meistri juurde midagi õppima. Võib-olla kas ise viite läbi webinaari või meistriklassidena või lähete hoopis mõne meistri juurde meistriklassi. Samuti võib see ka näidata seda, et mida te teete. Te siiamaani soovite lihvida oma teadmisi ja oskusi, et jõuda kõrgemale tasemele. Ja samamoodi see kaart võib ka olla meeldetuletuseks, et tuleb olla püsiv ja panustada püsivalt väikeste sammude kaupa. Ja kaart number 3 tänaseks on müntide 9. Müntide 9 näitab seda, et te olete teinud palju tööd, te olete näinud palju vaeva. Ja nüüd on see koht, kus te saate nautida oma raske töö vilju. See töö on hakanud vilju kandma. Te hakkate nägema tulemust. Te ei ole küll veel päris päral, aga nüüd juba need esimesed tulemused, te saate neid nautida. Fantastilised kaardid tänaseks päevaks. Kui me räägime nüüd suhetes nende 3 kaardi puhul, see on täiesti uus suhe, aga see inimene ei pruugi teid väga tõsiselt võtta. See on kas täiesti uus suhe, täiesti välismaalase, võõramaalase teist kultuurist või see inimene ei võta teid tõsiselt, no te üleüldiselt ei võta mitte midagi tõsiselt, niisugune tuul peas puhub. Siin suhete kohta on see väga-väga hea kaart, kas mõlemad partnerid panustavad, hoiavad teineteist, väga ilus kaart. Ja see kaart ka suhete koha pealt on see, et vahepeal oli momente, mille kallal tuli tööd teha, siis te näete, et tegelikult see tasus ennast ära. Fantastilised kaardid tänaseks ja homsete kaartidega näeme juba homme.